Tere päevast minu poolt ka kõigile. Minu nimi on Ave Matsi ja ma tulen siia otse Viljandist, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiast, kus meil on rahvusliku käsitöö osakonnas selline õppekava nagu pärandtehnoloogia õppekava. Ja räägingi siis oma ettekandes meie pärandtehnoloogia õppekavast, kuidas see puutub kokku rahvarõiva õppega ja siis räägin ka natuke sellistest üldistest uurimis- ja arendussuundadest, mis me Viljandis oleme algatanud ja mis tegelikult mõjutavad kogu Eesti rahvarõiva uurimise, õpetamise ja valmistamise maastikku. Et pärandtehnoloogia õppekava on siis meil 4-aastane rakenduskõrgharidusõppekava, mille üheks osaks on siis ehituse ja metallitöö kõrval ka rahvusliku tekstiili eriala. Õppeaeg on meil 4 aastat ja 3 aastat sellest õppekavast on selline kokku lepitud õpe kõikidele üliõpilastele sarnane, aga siis ühe õppeaasta mahus saavad üliõpilased valida endale valikmooduli. Ja neid tekstiili erialal neid valikmooduleid on kokku 5, aga need, mis puudutavad siis lähemalt rahvarõivaõpet, on 2. On rahvarõivaste valmistaja spetsialiseerumismoodul ja nahkesemete valmistaja spetsialiseerumismoodul. Ja kui Maret siin rääkis ennem rahvarõivakoolide sellisest tööpõhimõttest, kus siis on hästi nagu selline ühe konkreetse piirkonna ja paikkonna põhjal nende rahvarõivakomplektide tegemine, siis tegelikult Viljandis me käsitleme hästi palju laiemalt ja selline rahvarõivaid puudutav õpe on tegelikult hästi paljudes erinevates ainetes. Ja ma nokkisin siin näiteks välja õppekava üldosas olevad ained, mis tegelikult siin on väike valik, et tegelikult neid aineid on veel, mida õpivad kõik üliõpilased, kes Viljandis rahvusliku tekstiili erialal õpivad ja mis siis tegelikult rohkem või vähem enamasti puudutavad ka rahvarõivastega seotud tehnikaid. Et siin küll on nagu tehnikaõpe, aga enamasti tehnikaõppe raames tehakse valmis ka esemeid ja selliste esemete, enamus nendest esemetest tegelikult on seotud ühel või teisel moel ka siiski rahvarõivastega. Kas siis on nende põhjal tehtud või siis on midagi täpsed koopiad. Ja edasi minnes rahvarõivaste valmistaja spetsialiseerumismooduli juurde. See moodul sai alguse 2008. aastal ja just nimelt sellest vajadusest tingituna, et tegelikult Eestis kuskil sellise kõrghariduse raames tegelikult rahvarõivaste uurimise ja valmistamise ja arendamisega ei tegeletud. Ja see ilmselgelt on Viljandi täpselt see koht, kus sellist suunda õppekavas ajada. Ja siin on siis toodud näitena need ained, mida siis rahvarõivaste valmistaja spetsialiseerumismooduli jooksul saab õppida ja kuna üliõpilased tegelikult saavad kätte oma sellised üldtehnika teadmised enamasti üldainete või selliste üldiste kohustuslike ainete raames, siis siin ongi tegelikult välja toodud sellised spetsiifilisemad ained, mis tegelevad siis rahvarõivaste õmblemisega ja kogu see komplekteerimise pool on ka selline, mida teistes õppekava osades nii palju ei ole. Ehk siis siin ongi pigem suunatud õppe sellele, et kuidas panna kokku üks siis terviklik komplekt. Ja lisaks on siin ka sellised praktikad, mis siis tegelikult toetavad seda, et üliõpilased käivad ja tutvuvad olemasolevate nõuandekodadega, ägedate meistritega, et kui näiteks on osad ained, mis ei ole otse just õppekavas sees, et siis saab meistri praktika raames minna tegelikult õppima mõne meistri juurde, kes siis annab edasi oma oskused ja teadmised. Ja sarnane spetsialiseerumismoodul on ka nahkesemete valmistaja spetsialiseerumismoodul. Ja selle mooduli juures on nüüd ka tegemist tegelikult on hästi palju nahatehnoloogia õppega, aga samas just esemete juures, esemete valmistamise juures tegelikult enamasti siiski lähtutaksegi rahvarõivastest ja siin on foto peal on siin ka välja toodud just üks lõputöödest, mis oli siis Ruhnu naise kasuka valmistamine, kus siis üliõpilane uuriski Ruhnu traditsioonilisi kasukaid ja valmistas selle põhjal sellise
oma kasuka, aga et kõik need nagu oskused ta sai siis selle mooduli käigus. Siis kui vaadata nüüd veel edasi neid üliõpilastöid, mida üliõpilased oma õppetöö ajal teevad, siis hästi oluliseks ülikooli tasemel on kahtlemata käsitöö juures ka uurimistöö. Ja uurimisega on seotud siis peamiselt selline aine nagu seminaritöö, et kõik üliõpilased peavad seminaritöö koostama oma õppeaja jooksul ja see tähendab siis sellist, ütleme, lehekülgede mõttes 20–30 lehekülje suurust uurimistööd, lisad veel juurde, mis siis keskendub mingi konkreetse, enamasti meie puhul mingi eseme või tehnoloogia uurimisele. Ja mul on väga hea meel, et nüüd nende aastate jooksul on tegelikult väga paljud üliõpilased valinud ka teinud rahvarõiva teemalisi uurimistöid. Ja ma lihtsalt jälle valisin välja mõned näited, näitamaks seda teemade valikut ja et väga paljud nendest töödest enamasti tegelikult on ka avalikult kättesaadavad, et need võivad olla ka selliseks õppematerjaliks teistele rahvarõiva valmistajatele. Et kahtlemata siin peab järgima seda, et olema natuke allikakriitiline, et tegemist on üliõpilastöödega, et siin võib olla väikseid eksimusi, aga kahtlemata selliste nagu allikate kaardistusena ja ka mingisuguse üldistuse tegemise allikana on need seminaritööd siiski väga head. Ma grupeerisin need ära ka natukene, näitamaks seda, neid teemasid või suundi, mida meie üliõpilased uurivad. Et siin esimene plokk kohe ongi erinevate piirkondade seelikute valmistamise ja kaunistamise tehnikatele keskenduvad tööd. Et enamasti tööd ongi siis tegelikult mingile väiksemale, konkreetsemale, kitsale esemegrupile ja piirkonnale või ajale keskenduvad, et selle seminaritöö raames enamasti ei ole võimalik teha väga selliseid laiaulatuslikke kogu Eestit haaravaid uuringuid, et selliseid laiema põhjaga uuringuid on ainult mõned üksinkud. Siis järgmine populaarne esemeliik, mida on uuritud, on naiste särgid, et siin on erinevad kaunistamise võtted, Viljandimaa särkide põhjal tehtud, sest tegelikult me just kasutame ka teinekord üliõpilaste abi ja kaastööd ka erinevate publikatsioonide koostamisel. Et miks siin on Viljandi näiteid, nii palju on see, me andsime mõned aastad tagasi välja koostöös Viljandi muuseumiga Mulgi rahvarõiva koguteose. Ja väga paljud nendest mustritest, joonistest, esemetest, mis seal oli välja toodud, on tegelikult kogutud koos üliõpilastega. Et sellepärast on siin ka Viljandimaa teemasid päris mitmeid. Ja Seto teema on kahtlemata populaarne ja erinevad Lääne-Eesti näited. Siis on päris mitmed tööd on keskendunud põlledele, tehnoloogia, kaunistusvõtted, erinevad. Ja siis on mõned tööd ka, mis siin näiteks Ruhnu triibulise rõivakanga mustrid ja funktsioonid, natukene selline laiem teema ja Põhja-Viljandimaa koekirjalised õlakatted, et tegelikult õlakattetest on meil veel töid tehtud, aga et need on siin mõned üksikud näited siin siis. Siis on kahtlemata suureks oluliseks uurimisgrupiks on peakatted, et siin on samamoodi erinevate piirkondade peakattetest tehtud ülevaateid, on Lääne-Saaremaa silmkoelised tuttmütsid ja siis jälle erinevad tanude valmistamised. Hästi tore näide on meie vilistlane Jane Jõgi, kes asus juba seminaritöö käigus uurima tülltanusid ja tülltikandi tehnikaid. Ja tegelikult läks selle sama ühe teemaga välja lõpuks kuni magistritööni, et ma pärast korraks tutvustan ka tema magistritööd. Et selline nagu järjest süvenev uurimine tegelikult näitab teatud valdkondades just seda, et see materjali, mille põhjal nagu teha uusi töid ja uusi esemeid on meil muuseumites tegelikult veel väga-väga palju. Ja muidugi siin erinevad ajastud, et nii Grete Ojamaa kui ka Mari Pukk uurisid ka näiteks muuhulgas trükituid rätikuid, mis on hästi oluline olnud osa rahvarõivastest, et siis küll Ruhnu ja Kihnu näitel. Piret Albert uuris hoopis oube, mis on ju päris palju hilisem
rõiva ja selline peakatte. Siis on kahtlemata populaarsed meil vööd olnud, aga siin on ka jälle valik siis Viljandimaa lähistelt lähedal olevate piirkondade vööde kohta, erinevates tehnikates, kirivööd, võrkvööd ja kudumid. Et siin on siis rida seminaritöid, mis siis analüüsivad erinevate piirkondade sõrmkindaid ja labakindaid ja siis ka on veel väiksed näited sukkadest, Muhu sukkad ja Jüri kihelkonna sukkad, et need on just need piirkonnad, kus on olnud mingid väga eriilmelised esemed. Ja siis on ka paar seminaritööd kampsunite kohta, et Muhu naiste silmkoeliste vattide kaunistusvõtted ja siis ka Muhu meeste silmkoeliste vattide valmistus- ja kaunistusvõtted. Et need on ka mõlemad sellised teemad, mis tegelikult läksid edasi ka lõputöösse. Ja siin võibki veel tuua sellised mõned üldisemad teemad, mis on siis näiteks Mandri-Eesti lasterõivastus ja Saarte ja Lääne-Eesti lasterõivastus. Et need on sellised üldisemad teemad, aga seda on alati tegelikult üliõpilastel keerulisem koostada, sest see materjali hulk, mida nad peavad läbi töötama, on siis oluliselt suurem. Ja siin on mõned näited siis, et meesterõivaid on meil väga vähe uuritud, et on 2 seminaritööd leidsin ainult, millest siis üks vanem käsitleb linaseid meeste pükse ja teine on siis Kuusalu mehe piduliku rahvarõivakomplekti ühe osana siis vatte uurinud. Et meeste rõivastuse uurimisele on meil veel palju teha. Ja mõned näited on siis ka sellest, kuidas nahatöö spetsialiseerumismoodul on kandnud vilju siis seminaritööde teemades, et ongi siis erinevad nahast pastelde uurimus on meil olemas ja meeste etnograafiliste nahast peakatete uurimus. Siis teine väga suur töö, kõige olulisem töö tekstiili erialal on diplomitöö, mis siis koosneb tegelikult 2 osast enamasti, et üks on selline rakenduslik nagu praktiline pool ja teine asi on uurimus, mis toetab siis selle rakendusliku poole valmimist. Ja kuigi enamasti tegelikult diplomitöödana üliõpilased teevad siis hästi palju selliseid loomingulisi edasiarendusi, siis mõned üliõpilased on siiski ka teinud seda, et nad on uurinud väga detailselt mingit rahvarõiva komplektist pärit eset ja teinud siis kas koopiad või rekonstruktsioonid vanadest esemetest. Ja siin on ka siis mõned näited, et jälle on päris mitmed peakatetega seotud tööd, mis on siis, et lisaks sellele, et siin need on uurimuslikud, on siis selle juurde kuulunud ka mõned praktiliselt valminud esemed. Vööde kohta on tehtud, siis on erinevad särgid jälle, aga neid ei ole nii palju, kui on siis nagu neid seminaritöid uurimusliku poole pealt. Ja mõned kudumeid puudutavad tööd. Ja siin siis on meeste osas natuke parem, et meil on üks töö tehtud Peipsi läänekaldal elanud vanausuliste meeste särkide kohta, siis on Kuusalust on meeste vestide kohta tehtud töö ja siis veel ka Ruhnu ja Tarvastu mehed on saanud meie üliõpilaste kaudu endale uued rõivad. Ja lisaks on siis ka see nahatöö spetsialiseerumismoodulist järgnenud tööd ka teatud osas jõudnud siis diplomitööde, nii et on valmistatud mehe mütse ja kasukaid. Ja osadest lõputöödest meil on väga hea meel, et osad lõputööd on jõudnud ka trükisteni, et siin on näited siis 3 lõputööst, mille tulemusena tegelikult oleme peale väljaandmist või peale lõpetamist on siis üliõpilased andnud välja sellise raamatu. 2 seelikuraamatut ja 1 sõrmkinnaste raamat. Et see tegelikult näitab ja peegeldab ka väga hästi seda Viljandi Kultuuriakadeemia missiooni, mis mõnes mõttes on sellise laiema teavitustöö ja sellise uurimistöö laiemalt kättesaadavaks tegemisel. Et see ongi meie eesmärk.
Siis veidi räägin kultuuripärandi loovrakenduste magistriõppekava ehk siis meie magistritöödest. Ja see õppekava kandis kuni käesoleva aastani pärandtehnoloogia nimetust, aga siis sellest aastast kannab see nime kultuuripärandi loovrakenduste magistriõppekava ja see on 2-aastane õppekava. Ja kui nüüd vaadata selle õppekava raames kaitstud magistritöid, et siis siin tegelikult päris paljud tööd on seotud erinevate rahvarõivastega seotud tehnikatest või siis ka esemetest. Aga et just paljud on sellised hästi kitsad tehnika või esemepõhised ja mõned üksikud siiski on ka sellised, mis keskenduvad siis mõne piirkonna kõigile esemetele. Et siin jälle näiteid. Anu Pink kaitses oma magistritöö siis silmkoelistest sukkadest ja sokkidest, et selle põhjal on ilmunud ka siis Eesti silmuskudumise raamat, ja nüüd on ka ilmunud siis selline köide, kus on kõik see sokid, sukkad sees. Siis Maret Lehis, kes meil siin just eelmise ettekande tegi, et tema tegi oma magistritöö pott- ja kabimütside algupärast ja arengust. Siis Angeelika Nöps uuris metall-niplispitse, just selliseid, mida on kasutatud Eesti rahvarõivaste juures ja samamoodi tema töö oluliseks osaks oli see, et ta tegi nendest olemasolevatest pitsidest siis rekonstruktsioonid ja joonised, nii et need oleks ka kättesaadavad siis nendele huvilistele, kes juba oskavad niplispitsi teha, saavad seda järgi teha ja samamoodi katsetas kõiki olemasolevaid materjale, et millised neist sobiksid kõige paremini niplispitside tegemisele. Just seda tüüpi rahvarõivaste pitside jaoks. Et selles mõttes on see selline oluline nagu sild tänapäeva, et me võime küll teada, kuidas neid vanasti on tehtud, aga kui me neid ei oska praegu järgi teha, siis paratamatult see oskus või traditsioon hääbub. Siis nagu ma ennem juba ütlesin, Janejõgi, et tema siis uuriski ka magistritööks tülltikandit ja tegi veel siis põhjaliku ülevaate erinevatest Eesti muuseumites leiduvatest esemetest ja samamoodi otsis seda õiget materjali, millega seda tänapäeval seda tikandit järgi teha. Sigre Andreson uuris seto niplispitsi ja just sellist, enamasti siis sellist, mis on ka seotud siis seto rahvarõivastega. Et siin on üks väga eripärased niplispitsi võtted, on värviline niplispits ja tegigi siis oma uurimuse selle kohta. Ja nüüd kõige värskem selline kitsa tehnoloogia ja eseme uurimus on meil Liis Luhamaalt, kes siis sellel suvel kaitses töö Lõuna-Läänemaa lapiliste rahvarõivaseelikute kohta. Ja just uuriski seda nende valmistamise tehnoloogiat, et see on ka selline esemeliik, mis on küll vanemates rahvarõiva raamatutes välja toodud, aga seda tänapäeval sisuliselt selle nagu tegemise traditsioon on katkenud ja seda just tänu sellele, et see tegelikult tundub sellisele võib-olla algtasemel olevale kudujale keerulise protsessina ja et kõik täpselt need ornamendid, mis siis saadakse nii, et kanga kudumisel, enne kanga kudumist lõime ja koelõngad seotakse õige koha pealt kinni ja värvitakse ära, et siis et seda saavutada, et selleks peab olema päris hea nagu loogiline mõtlemine, päris hea matemaatiline mõtlemine, aga siis midagi ületamatut ei ole. Ja Liis just tegelikult otsis kõik Eesti muuseumite sellest tehnikas tehtud seelikud välja ja ka tegi erakogudes tohutu tuuri peale ja tegelikult kajastab oma magistritöös siis kõik need leitud seelikud väga detailselt ära, nii et põhimõtteliselt on neid seelikuid võimalik järgi kududa selle tema töö järgi. Et selline hea näide nagu natuke pooleldi varjusurmas, samas väga haruldase ja ilusa tehnika sellisest taas elustamisest läbi magistritöö. Ja siis Piia Rand kaitses ka hiljuti oma töö ja tema uuris, siis ta on juba kogenud vööde uurija, et algul, kui ta tuli meile õppimist, ta tahtis kõik Eesti vööd ära uurida, aga kuna selgus, et siiski on nagu ühe magistritöö mahu jaoks natuke liiga palju, siis ta keskendus tegelikult Saaremaa näitele, nii et Saaremaa põhjal ta tegi siis
sellise ülevaate, kus ta siis tõi välja nagu, millised on need erinevad vööosad, mille põhjal me saame neid sellist nagu jaotust või analüüsi teha ja siis tegi seda Saaremaa näitel analüüsis ära ja püüdis leida siis igale kihelkonnale omaseid kirivöid. Siis vanematest töödest on siis 2 sellist tööd, mis on just siis hästi laialt võtnud ette mingi suurema piirkonna, et Kersti Loite tegi siis oma uurimuse Virumaa rahvarõivaste kohta ja tegelikult ka tegi veel pärast magistritööd, arendas seda edasi nii, et selle tulemusena koostöös siis Eesti Rahva Muuseumiga ilmuski Virumaa rahvarõiva raamat. Et ka selles mõttes selline hea näide, kuidas on põhjalikult läbi uuritud kõik allikmaterjal ja siis antud selline uuem, värskem ja detailsem vaade juba varem ilmunud materjalidele lisaks. Ja Innaraud on ka väga hea näide selle kohta, kuidas Inna siis võttis aluseks oma kodukihelkonna, Vändra kihelkonna, kus siis tegelikult oli kogu nõukogude perioodi vältel hästi levinud ainult teatud ühte tüüpi rahvarõivaste kasutamine ja siis ta uuris oma magistritöö raames läbi kõik naaberkihelkondadest leitud rahvarõivad, tema enda Vändra kihelkonnast leitud rahvarõivad ja sellele ühele seni laialt kasutusele olnud komplektile ta tegelikult pani kokku lisaks veel 9 erinevat komplekti. Ja samuti ta näitas siis seda komplekteerimise metoodikat, et kuidas, mis põhjal, milliseid otsuseid ta teeb, kust on see taust, kuidas need komplektid on kokku saanud ja siin on ka väga hästi näha see variatiivsus ja erinevus, et kuidas on läbi ajaloo olnud erinevad rõivad, kuidas mood on neid muutnud, kuidas rõivastest paistab välja selline staatus, et kes on abielunaised ja kes on neiud. Ja siis seesama, kas on igapäevane rõivastus, töörõivastus või on pidupäeva rõivastus, et need kõik tegelikult peegelduvad siin nendes komplektides. Et Inna on ka selles mõttes praegu meie selline väga hea ja asendamatu rahvarõiva õppejõud nüüd ise pärast kogu selle suure töö tegemist. Et siin on siis näha 19. sajandi esimese poole komplekt, 19. sajandi keskpoole komplekt, mis pidulik abielunaine, 19. sajandi teisest poolest pidulik abielunaine, 19. sajandi keskpaiga pidulik neiu komplekt, siis samast ajast pärit pidulik abielunaise komplekt. Siis siin on näha, kuidas ühe uue seeliku mustri tuletus on toimunud läbi ühe siis sellise koloreeritud foto. Siis igapäevane abielunaise komplekt 19. sajandist ja 20. sajandi algusest selline igapäevane abielunaise komplekt. Ja veel 20. sajandi algus pidulik abielunaise komplekt. Ehk siis tegelikult see peegeldab väga hästi ka neid väärtuseid, mida me Viljandis püüame edasi õpetada ja üldse miks mingit pidi nagu selline rahvarõiva uurimus võiks ja peaks olema kõrgkoolis, et iga asi tänapäeval eriti kipub olema nii, et aja jooksul inimeste oskused ja teadmised nagu lihtsustuvad. Ja väga lihtne on nagu ka sedasama rahvarõiva alast teadmist kogu aeg lihtsustada, et meil ongi nagu täpselt ühed ja samad komplektid, mida me kasutame ühtedes ja samades kihelkondades, seal ei ole mingeid erisusi, on nagu selline teatud nagu vormistumine või univormistumine, mis on rahvarõivastega toimunud. Ja seda kahtlemata on toetanud ka kogu selline laulu- ja tantsupeo liikumine, kus teatud ajaloolistel perioodidel rahvatantsurühmadel pidid olema täpselt kõigil ühesugused riided, ühesuguse pikkusega ja kõik selline, et selline nagu teatud nagu ühtlustamine on toimunud, aga samas leiame seda, et see meie minevikupärand on niivõrd rikkalik, et see on nagu meie kohus selle pärandi saajana hoida seda võimalikult mitmekesisena ja hoida seda elus. Ja hea näite selleks on siis ka
Viimane magistritöö, mida ma tutvustan, Mareli Rannap, et tegelikult ta siis olles juba ise käivitanud Saaremaal rahvarõivaste nõuandekoja ja käivitanud kursused, et siis ta tegelikult tegi oma magistritööks sellise töö, kus ta siis tõi välja, mis võiks olla paikkondliku rahvarõiva nõuandekoja selline roll ja tegevuspõhimõtted. Ja ta tegi seda Saaremaa nõuandekoja näitel, aga ta tegi selles mõttes sellise suhteliselt nagu hea ülevaate sellest, et kuidas rahvarõivaste valmistamist ja nõustamist käsitlevad meie naaberriigid ja kuidas on Eestis kujunenud tavad, millised on need väärtused, mis mõjutavad rahvarõivastega valmistamist ja õpetamist tänapäeval Eestis. Ja siis selle põhjal pakkus välja siis sellise mudeli, mis peaks sisuliselt sobima erinevate piirkondlike või paikkondlike rahvarõiva nõuandekodade loomiseks. Ja siin on ka fotol näha see suurepärane tulem, mis on siis selle Saaremaa nõuandekoja tegevuse tulemusena näha, et siin ei ole ühesuguseid riideid, ei ole, kõik on erinevad, kõik on variatiivsed, et see tegelikult peegeldab väga hästi seda rikkalikkust, mis rahvarõiva maastikul tegelikult olemas on. Ja lõpetuseks, et Viljandi Kultuuriakadeemia juures on ka ülikoolina väga oluline selline teadustöö tegevus ja me oleme enda jaoks nagu piiritlenud oma tegevusvaldkonna nagu käsitööteadusena. Et see on siis teadusharu, mis siis uurib käsitöö tegemise protsesse ja olemust, aga et meie juures on nagu, peame hästi oluliseks seda, et käsitööd uurivad inimesed, kellel endal on praktilised oskused. Ehk nad siis vaatavad asjadele, tehnikatele ja kõigele peale pilguga, mis praktiku pilguga, et nad saavad asjadest aru teistmoodi kui sellise akadeemilise haridusega uurijad seda neid vaatavad. Et see on meie jaoks hästi oluline ja et selleks, et käsitööst paremini kirjutada ja paremini rääkida, me oleme teinud oma käsitööteaduse oskuskeele toimkonna, mis siis tegeleb käsitöö terminoloogiaga ja mõistetega. Ja meil on ka olemas oma käsitööteaduslik aastakiri, mis on siis teadusajakiri, eelretsenseeritav ja enamasti suurem osa artiklitest, mis seal ilmuvad, on siis Eesti autorite kirjutatud ja seal on ka päris mitmeid huvitavaid rahvarõiva temaatikat puudutavaid artikleid. Seal on näiteks intervjuu Igor Tõnuristiga, kes räägib sellest, milline oli rahvarõivaste koostamise selline poliitiline taust nõukogude ajal. Ja siin on erinevate autorite kirjutisi sellest siis just nagu selle mõtestamise poole pealt, et kuidas rahvarõivaste valmistamist, uurimist, komplekteerimist, kõike seda mõtestada. Ja praeguses sellega ütleks, et minu ettekanne on läbi. Tänan kuulajaid. Siis meil on tulnud küsimus, et kas nende tööde baasil on välja antud ka raamatuid, piirkonniti koondatud või muud sellist. Et tegelikult enamuse nendest raamatutest, mis meil on ilmunud, olid siin ettekandes sees olemas. Ehk on olemas need Muhu seelikud, Virumaa seelikud ja siis Läänemaa sõrmkindad. Ja siis on veel samad Kersti Loit ja Sukakonnar raamat, sokiraamat. Ja siis on ka tegelikult ongi ilmunud need suuremad rahvarõivaraamatud, siis Mulgi rahvarõivaraamat, Vändra rahvarõivad ja Virumaa rahvarõivad. Et praegu rohkem ei ole jõudnud välja anda, aga tegelikult kõik need uurimused on meil praegu olemas ametlikult mitte küll päris kodulehel, aga meil on olemas üks koht, kus nad on kõik olemas, et lõputööd on kõik avalikud ülikooli sellises lõputööde andmebaasis, DSpace'is, et sealt saab otsida. Seminaritööd on meil ka olemas, et kui kellelgi on huvi mingi asja vastu, et tegelikult nüüd ma tean, Anu võib mind parandada, aga et peaks olema ka nii, et osad nendest parematest töödest on siis tegelikult lingitud uude rahvarõiva portaali, et sealt saab ka vaadata.
aga siis minu poolt suur tänu ja kellel on vähegi huvi, ootame uusi üliõpilasi endale, et nii siis rakenduskõrgharidustasemele kui ka magistriõppesse. Et meil on väga tore kool ja kõik huvilised on oodatud. Aitäh!